Tere tulemast Noorte Meedialabori debati saatesse ja täna mul on külas Karl-Sander Kase Isamaa Erakonna fraktsiooni esimees Tallinna volikogus ja ka Vadim Belorovtsev, kes on Tallinna abilinnapea hariduse teemal. Räägime täna eestikeelsest haridusest, et kuidas see üleminek üldse toimuma hakkab, miks see on oluline ja mis on mingisugused vastuväited sellele. Alustame sellest, et mis saab nende õpetajatega, kes ei kvalifitseeru nende tingimuste üle? Seda peab küsima siis Isamaa esindajalt, et see seadus, mis praegusel kujul on vastu võetud riigi poolt, põhimõtteliselt ei jäta eriti manööverdamisruumi, mis tähendab seda, et kui 1. septembril 2024 õpetaja ei valda eesti keelt C1 tasemel, siis põhimõtteliselt ei saa kool teda palgalehel hoida, mis tähendab seda, et sel juhul peab kool siis inimest lahti laskma. Esiteks aitäh kutsumast, et nii mustvalge see muidugi ei ole. Et alustame võib-olla sellest, et selleks, et see üleminek üldse toimuks aastaks 2030, eeldab see head koostööd riigi ja kohaliku omavalitsuse vahel. Et seetõttu on päris kurb on lugeda näiteks linnapea Mihhail Kõlvarti öeldud, et tema sellist üleminekut ei toeta. Et see on nii-öelda vale start, et tegelikult peaks ju seadus on vastu võetud, Riigikogu on oma tahet näidanud, uuringute järgi näeme, et Eesti rahvas seda üleminekut toetab, vahet ei olegi siis venekeelsest pärit või eestikeelsest ja seetõttu võiks liikuma hakata. Seadus on paigas tähtajad, et algabki ka nii-öelda järgmine aasta on siis juba alusharidus läheb üle eestikeelsele õppele. Sealt 24-25 õppeaastal me räägime, et lähevad üle 1.–4. klassid, mis tähendab seda, et meil ei teki üleöö olukorda, kus kõik õpetajad peavad keelenõuetele vastama, see läheb järk-järgult. Teine pool on see, et juba täna kehtivad tegelikult nendel samadel õpetajatel keelenõuded. Aga sellega pole piisavalt aktiivselt tegeletud ja seetõttu meil ongi olukord, kus meil on siis näiteks Harjumaal on 600 keelekvalifikatsioonile mitte vastat õpetajat. Ja see on ju otseselt teie tööpädevuses. Ja, ma ütleks niimoodi, et kvalifikatsiooninõuded on B2, mitte C1 ja need on nagu Odessas räägitakse nagu kaks suurt vahet. Et siin kohal võib lihtsalt öelda, et meil on B2 kvalifikatsiooniga piisavalt palju õpetajaid, aga kui me räägime C1-st, siis me võime kohe öelda, et on päris suur number neid, kes sellele kvalifikatsioonile ei vasta ja karta on, et nii kiiresti kui 1,5 aasta jooksul nad seda kvalifikatsiooniga ei oma. Siin ma lisaks omalt poolt, et üks asi on omada siis keelelist kvalifikatsiooni või seda taset ja teine asi nagu on õpetada eesti keeles. Ja ma julgen väita, on päris palju inimesi, kes võib-olla omavad seda kvalifikatsiooni, omavad C1 taset, aga samas nad sellele õpetada ei oska või ei lähe seda tegema. See on asi number 1. Asi number 2, ma võin öelda, et loomulikult ka mina pean ausalt tunnistama, et mina sellisel kujul seda üleminekut ei toeta, sellepärast, et minu meelest nagu seda tehti väga kiirustades. Ega siin ka haridusminister väga ei varjanud seda, et on tekkinud mingi võimaluste aken või mis iganes, või kuidas iganes me seda nimetame. Ja valis mingit momenti ja siin me põhimõtteliselt 2-3 kuuga paneme kokku mingisuguse seaduse ja viime läbi reformi, millega me ei ole hakkama saanud 30 aasta jooksul. Nii et loomulikult praegu on näha, et põhimõtteliselt nii juriidiliselt kui ka praktiliselt on seal selles seaduses nii palju seda praaki, mis põhimõtteliselt teeb seda realiseerimist üle keeruliseks, kui mitte öelda võimatuks. See on muidugi hea, et alati on see jutt, et liiga kiirustades, liiga kiiresti on ju. Kogu see probleem ongi olnud, et me pole 30 aasta jooksul paika pannud selget tähtaega, meil pole olnud konkreetset tegevuskava. Mina mäletan, kui ma tulin aastal 2017, tulin Tallinna linnavolikokku, tulin Isamaa fraktsiooni nõunikuks. Ja toona sai samamoodi linnale ettepanekuid, et me näeme, et tegelikult oleme iga aasta näinud, et Keeleamet kontrollib Tallinna haridustöötajate keeleoskusele vastavust ja see tase ei ole piisav. Ja oleme teinud korduvalt ettepanekuid, et linn peab siin härjales arvistama, pingutama. Ja nüüd tulla aastal 2023 välja öelda, et liiga kiire, et paari kuuga ei jõua. See probleem ei ole uus. See on kogu aeg olnud
ja ühelt poolt on siin olnud riigi tegemata jätmisi, aga ilmselgelt on see ka linna juhtkonna proov. Me oleme seda näinud ühe koolijuhi näitel, kes pikalt oli kohusetäitja, sest ta ei täidu 57 koolid ja leidsid ühe koolijuhti nagu. Aga see inimene oli 30 aastat tööl ja see on linna personalipoliitika otsus, et üks asi, mida see sama nii-öelda vastuvõetud seadus teeb, on ka seda, et see seab ka nii-öelda koolijuhtidele täiendavad kohustused. Ja see ei ole ju niisama, et antakse kohustus täita eesmärgid, vaid samamoodi rahaliselt palustatakse ainuks see aasta on täiendanud 41 miljonit, et seda üleminekutööd ette valmistada. 4 aasta peale on ette nähtud umbes, et seal 300 miljonit eurot lisaraha nõuab. See raha tuleb ja lisaks on see sama nii-öelda, kuidas tuua tagasi, esiteks, et uued inimesed läksid õpetajaks õppima, on see sama nii-öelda palgamäära tõus, mis tänavu tõusi 24%. Isamaa lubab tõsta selle 125%-le töötasu alammäärast, et see on palga motivatsioon, mis toob inimest tagasi. Ma olen ise õpetajaks õppinud, ma saan aru, et palk on üks oluline kriteerium, kuidas tuleb. Ja teine on samad karjääripöörajad, kes tuleb tagasi tuua. Eestis on tegelikult vastava kvalifikatsiooniga inimesi ja mitte midagi ei ole traagilist ka selles, kui meil on näiteks noored kooliprogramm ja seal programmis osalejad ei ole ju õpetajad. Kuigi see on aktiivselt töötav programm ja näitab, et tegelikult noori inimesi suudetakse kooli meelitada küll. Kas sa töötad õpetajana? Ma töötasin 6 kuud, olin just nimelt, kuna üks õpetaja lahkus Tallinna koolis või ametist, siis ma 6 kuud käisin. Aga sa ei tööta koolis? Ei, ma nõus, ma ei tööta. Ja see ongi probleem, et tegelikult õpetajaid meil ei ole ja kui rääkida rahast, nagu sa võid nii palju raha, kui sa tahad nagu eraldada millegski, nagu, aga kui sul füüsiliselt ei ole nagu õpetajaid kuskilt võtta, nagu, siis sa ei osta neid nagu poest, nagu see ongi see probleem. Et praegu on ainult ametlike andmete järgi Eestis puudus 700 kuni 1000 õpetajat ja me tegelikult näeme seda iga aasta, kui meil augustikuus meie koolijuhid siis ütlevad, et meil ei ole nagu võtta kuskilt eesti keele õpetajad, meil ei ole kuskilt võtta füüsikaõpetajad ja nii edasi, need ei ole ainult venekeelsed koolid, need on ka eestikeelsed koolid, nagu, kus need õpetajaid ei ole piisavalt palju. Selle jaoks ongi õpetaja koolitust tellimust ka suurendada. Jah, suurendada jällegi võib mida iganes, kui inimesed ise ei tule, nagu, siis see on järgmine probleem. Nagu me võime... Aga kuidas neid tuua sinna? See on eksistentsiaalsem mure, et selles mõttes selleks, et üldse aru saada, kuidas seda probleemi lahendada, on vaja siin on nagu psühholoogias. Sa pead tunnistama, et probleem on olemas. Mul on selline tunne, et Haridus- ja Teadusministeerium lihtsalt ei taha tunnistada seda, et see probleem on olemas, see probleem ei lahene iseenesest ja see probleem on hästi terav praegu. Nii et selles mõttes on vaja esiteks nagu seda probleemi teadvustada, teiseks tunnistada, see on olemas ja siis hakata nagu kokku panema sellist konkreetset plaani, kuidas sa hakkad midagi tegema lähima 5 aasta jooksul, 10 aasta jooksul, 15 aasta jooksul, siis on võimalik midagi saavutada. Ma ei tea, kas sa oled käinud, vaatan Haridus- ja Teadusministeerium, see on hästi ilus koduleht, kus on alakategooria eestikeelsele üleminek, siin on terve hunnik nii-öelda küsimusi, mis inimestel on tekkinud, siin on neile vastatud, probleemi on teadvustatud, siia juurde on lisatud ka tegevuskava, et mis samme tuleb astuda, et see probleem lahendada ja see on olemas. Ja see ongi suur kontrast nii-öelda riigipoliitika ja nii-öelda siis näiteks Tallinna linnapoliitika vahel, et kui me eelmine aasta üritasime Tallinna pikk strateegia aasta 2035, et kus on näiteks kirjas isegi, et mis projektid me rajame, mis suured infrastruktuuriprojektid on ju. Aga seal kavas ei ole mitte sõnagi on kirjas eestikeelsele haridusele ülemineku kohta, kuigi me teadsime, et Riigikogus selline asi on. Ja kui me siis proovisime selle sinna sisse panna opositsiooni poolt, siis Keskerakond koos sotsiaaldemokraatidega hääletas selle välja. Öeldi, et seadust ei ole veel vastu võetud, et me ei pea midagi tegema ja nüüd veel selle aasta alguses küsisime siis volikogu istungilt, et kas linnal on plaan, et kuidas omalt poolt panustada eestikeelsele õppele üleminekuks, öeldi, ma alles koostame seda. Ma oleks võinud sellega juba varem alustada, oleks ka linna poolt nii-enda suuna sisse. Ei, see on jumala mugav positsioon, et olles siis haridusministeerium öelda, nagu, et nüüd oma valitsused peavad ise nagu midagi nagu kokku panema ja meie siin nagu võtame vastu seaduse, mis põhimõtteliselt paneb nagu uued kohustused just nagu oma valitsuste õlgadele ja ise me lihtsalt suurendame oma võimalusi siis näiteks trahvida oma valitsusi ehk koolipidajaid selle eest, kui näiteks nagu selle seaduse mingid paragrahvid, mis võib-olla ei olegi teostatavad nagu praeguses olukorras, kus meil õpetajaid ei ole mitte kuskilt võtta, et me siis hakkame nagu selle eest trahvima. Et ma saan aru nagu, et lisavõimalused on tekkinud riigil nagu siin kohal, aga lisakohustused on kõik siis nagu kohalikel omavalitsustel. Just oli näide, et riigil on konkreetne tegevuskava paigas, on tegevused nii-öelda ka hinnastatud, pandud paika, ja siis on justkui nagu riik on süüdi, et see lisaraha ju tuleb, sama nii-öelda õpetaja.
saa rahaga kõiki osta, see ongi probleem. Aga vaata hämmastav ongi näiteks see, et Tallinna lähivallad saavad küll Tallinnast üle osta õpetajaid palgalisaga. Aga Tallinn on Eesti kõige suurem omavalitsus, kõige paksema võimsama rahakotiga. Tallinn leiab raha. Asi ei ole rahas. Nii, aga kui Tallinnas lähevad õpetajad lähivaldadesse tööle ja just nimelt argumendiks üks asi on raha, siis raha ikkagi mängib rolli mingil määral. Ei, loomulikult raha mängib rolli. Meil on mitu tuhat nagu pedagoogi, keda me peame siis nagu kõiki nagu üleval pidama. Siis tuleb naabervald, nagu, kes on näiteks nagu Eesti kõige rikkam vald üldse ja siis pakub õpilasele 200–300 näiteks eurot rohkem ja loomulikult õpetaja juba mõtleb nagu, et kas ma nagu lähen või ei lähe. Tegelikult palju neid koole on seal nagu selles vallas. Palju see vald üldse nagu kulutab raha nagu infrastruktuurile, kui on teada nagu, et suur enamus selle valla elanikest töötabki Tallinnas ja kasutabki Tallinna infrastruktuuri põhimõtteliselt iga päev. Et selles ongi probleem, et lähivaldadel on palju lihtsam üle meelitada õpetajaid Tallinnast, kui näiteks vastupidi. Nii et see on struktuurne probleem. Huvitav on see, et Tallinna elanike arv, viimane aasta vist küll ei kasvanud, aga aasta jooksul palju kasvanud. Nii, kui me võtame reaalselt, et Eestis on umbes 16 000 õpetajat, mis suurusjärk. Ja siis me arvestame ka need õpetaja kohti, siis me näiteks teame, et näiteks, kas me võtame Kagu-Eestis või Kesk-Eestis on õpetajaid, kes töötavad siis nii-öelda mitme kooli peale, et oma normkoormust täis saada. Seda on ka Haridus- ja Teadusministeerium hinnanud. Ja me ei saa ju hinnata seda, et lähevad lähivalda õpetajad ära, Tallinnas midagi teha, aga ometigi Tallinnasse inimesed ju töökoha pärast kolivad. Mul kolivad sõbrad Tartust kolivad Tallinnasse, kes pole küll õpetajad, aga tulevad Tallinnasse tööle, siis siin rohkem võimalusi. Järelikult Tallinn on Eesti kõige suurem tõmbekeskus. Sellega võetud ka nõus. Ja see kindlasti... See on lihtsalt nii hästi juhitud, nagu, et see ongi nagu kõige parem tõmbekeskus nagu inimesed. Ma tahaks öelda, et vaatamata sellele, kuidas see on juhitud. Aga jällegi, kui me ütleme, et ainult ametlikel andmetel on puudu üle Eesti 700–1000 õpetajat ja siis erinevate õpetajate esinduste esindajad omakorda ütlevad seda, et tegelikult see number on 2 või isegi 3 korda suurem ja siis me vaatame, kui palju tegelikult inimesi läheb näiteks kõrgkoolidesse, ülikoolidesse õpetajaks siis õppima, et me näeme, et need ei ole absoluutselt võrreldavad numbrid esiteks ja teiseks me kunagi ei tea, kui palju neid lõpetajaid päris nagu kooliga jõuavad. Näiteks meil on siin üks õpetaja, kes ma saan aru, nagu ei saanudki nagu kooli õpetajaks. Ja see on selles mõttes suur probleem, et ma arvan, et see, nagu ma ütlesin, probleem on tegelikult eksistentsiaalne ka sellepärast, et inimesed väga ei kipu õpetajaks õppima minna, sellepärast, et kahjuks on niimoodi aastatega kuidagi välja tulnud, et ei ole see õpetaja amet praegu väga prestiižne esiteks ja teiseks see koormus, mis on õpetajatel ja õpetaja õlgadel, on muutumas aina suuremaks. Ja see palk, nagu mis talle makstakse, no juba sellele ei vasta. Et see on väga hea ja positiivne samm, mida tegi siin praegu valitsus, seda ma võin omalt poolt öelda, nagu et praegu suurendati see miinimum või alampalk õpetajal siis 24% võrra, aga samas, kui me vaatame näiteks nagu inflatsiooninumbritele otsa, nagu siis enam-vähem see ongi see number. Et teisi sõnu, okei, see natuke nagu leevendab olukorda, nagu kindlasti ei lahenda seda. Nii et see palk ei ole päris see, nagu mille nimel nagu peaks siis õpetaja nagu kooli minema. Ma tahtsin öelda, et siin Isamaadel peame klappi, et see 24% tõus, mis on kõrgem kui inflatsioon, on alles esimene samm. Et ma isegi lugesin Keskerakonna programmi, et Keskerakond lubab küll kõigile palju raha, aga seal on ka õpetajate palgatõus sees. Aga lisaks on lihtsalt hea näide, et minu vanaema on olnud Põltsamaal 50 aastat matemaatikaõpetaja hiljuti ja Põltsamaa aukodanikuks seetõttu sai ka valitud. Ja üks probleem on ju see, et õpetajate karjäärimudel kui selline ei soodusta enese täiendamisega ei kaasa tingimata ka palgalisa, nii et sa oled justkui nagu staatilisel töökohal hästi pikal perioodil. Kui Mailis Reps oli haridusminister, siis seda palgakoefitsienti erinevust veelgi nagu vähendati. Tõsi, Isamaa oli ka toona koalitsioonis, raputame tuhka pähe. Et meie ettepanek on tuua see karjäärimudel tagasi, et need õpetajad, kes tõesti soovid ennast täiendada, panustada enese arengusse ja seega ka õpilaste arengusse,
et seal oleks koolijuhtidel suurem paindlikkus palgaga mängida. Tõsi, palk ei ole ainuke asi. Lisaks on meil, kui me räägime noortematest inimestest, siis on just nimelt see sama töökoormus ja võimalik võtta see vaheaasta või vahepoolaasta, et sa korraks, sest me näeme seda, et õpetajatest, kes lähevad kooli, 1/3 kukub sealt pärast esimest paari aastat välja. Ja tulebki seda kõike teha, aga lihtsalt öelda, et olukord on kehv ja meil ei ole võimalik teha ühte, teist ja kolmandat, no ma ei tea, meil on perearstide uudistest loed, perearstide keskmine vanus on seal 60 lähedal, politseinik oma 50 lähedal. Meil on vananev, vähenev rahvastik, mis tähendabki seda, et meil tekib terves hunnikus avalikest teenustest tekivad need sama probleemid ja siin ongi riigi roll selle vastu võidelda. Lahendada neid probleeme, mitte ainult rääkida nendest, see ongi see probleem. Ja ma just räägingi, ja kui me räägime seda, millist probleemi tegelikult me ennetame, on see, et meil oleks umbes 10 aasta pärast oleks nendes samades Tallinna vene koolides oleks juba täielik humanitaarkatastroof, sellepärast et Eesti riik ei ole ju 30 aastat välja koolitanud õpetajaid venekeelsetele õppekavadele. Nii, kui me võrdleme selle Eesti keskmise õpetaja vanuse ja võtame vene kooli õpetaja keskmise vanuse, siis vene koolide õpetajad on palju vanemad, et kui neid on circa mingi 3000, siis nendest 1/3 on üle 60 ja 2/3 on üle 50. Et see on probleem, mida me eestikeelse hariduse ülemineku ennetame, sest kui me mitte midagi ei tee, jõuame ühel hetkel olukorda, kus Tallinna nendes vene koolis ei olegi ühtegi õpetajat. Me ei enneta seda probleemi, me tegelikult lükkame seda ettepoole, sellepärast et nüüd me räägime sellest. Tuleb ära lahendada. Aga see tuleb ära lahendada mitte niimoodi, et lihtsalt lasta lahti inimesed, kes töötavad praegu koolides, sellepärast, et nad ei jõua C1 selgeks õppida ja siis põhimõtteliselt juhtub see, ja ma olen seda juba kuulnud õpetajatelt, kes on kas juba pensionieas või siis varsti on sinna ikka jõudmas, kes lihtsalt ütlevad seda, et kui jõustub selline asi päriselt, et C1 ja ma pean siis eesti keeles õpetama, siis ma lähen ära, sellepärast, et esiteks mina ise ma arvan, ei suuda enam seda ära teha ja teiseks, mul on selline koormus ja mul tahetakse praegu lisada seda koormust, et ma pean veel lisaks sellele, et ma õpetan lapsi nendes oludes, kus me praegu oleme täna, et ma pean veel siis keele õppima C1-le, et siis mina pigem löön käega ja ei tee midagi. Ma ei ütle, et see on õige lähenemine või vale lähenemine, aga see on reaalsus, mis tähendab seda, et põhimõtteliselt varsti meid ootab olukord, kus see õpetajate puudus aina süveneb, mitte ei lahene ära. Ei, aga ma lihtsalt et siin ei ole ju ainult see koolipingis istumine ja keele õppimine, nii et meil on, kas või võtame näiteks noorte õpilaste näite. Tegelikult Eesti-sisene samamoodi koolide vahetus toimub ka. Et samamoodi on õpetajatel seda teha interaktiivsemalt, et ongi, et kas siis Ida-Virumaalt vene kooli õpetaja või Tallinnast läheb näiteks Tartumaale kuskile ja vastupidi ja automaatselt see muudab seda kooli atmosfääri keskkonda. Mina ei vaataks õpetajatele niimoodi ülevalt alla öelda, et õpetaja, kelle ülesanne tegelikult on tekitada noores inimesed õpihimu, teadmiste omandamise himu, et nemad ei saa sellega hakkama. Kui on üks elukutse, kes võiks olla motiveeritud õppima, on sama õpetaja, sest tema näeb iga päev, kui väärtuslik see on. Ja tema tegelikult on harjunud sellega, et õpetab füüsikat või keemiat või matemaatikat või mida iganes muud. Ja siis ühel päeval ta peab lisaks sellele, tal on täiskoormus, tal on nüüd veel näiteks Ukraina lapsed, kellega võib-olla peab natuke rohkem tegelema kui kohalikega, siis lisakoormus jällegi see COVID-i järgne sündroom ehk teisi sõnu, et põhimõtteliselt üks kriis vahetub teisega. Veel selles olukorras me ütleme veel, aga nüüd sa pead veel midagi lisaks õppima siis oma vabal ajal ja ma ei usu, et see väga motiveerib. Ja kui me jõuame sinna sama õpetaja elukutse paindlikumaks muutmine, sama, et sul on eneseendus lisaaeg, kõik muud. Tegelikult meil on õpetajatel ka palju halduskoormust, võtame seda sama kas siis stuudium e-kooli või nii edasi, sama asju paljudes koolides dubleeritakse jätkuvalt paberi peale, mis on ebapraktiline. Tegelikult meil on viise, kuidas seda koormust vähendada ja sama, kui me muudame õpetajaameti paindlikumaks, siis on ka enne see täienduseks aega. Et lihtsalt jällegi, see lähenemine ei tööta, et ärme tee mitte midagi. Eriti kui me läheme koolimajast välja, et see ei ole ju ainult selle sama, kui see õpetaja õpib ära eesti keele, see väljaspool kooli tuleb talle kasuks. See tuleb kasuks võib-olla sama ühiskonna siduse poolest. Seetõttu tulebki tegeleda, mitte öelda, et ei saa, nii ei sobi ja Keskerakonna programmis on kirjas, et ei toeta ka seda. Et kuigi. Ei, meie programmis ütleme, et me ei toeta seda sellisel kujul. Aga millisel kujul te toetate? Palun, kuuleks hea meelega. Loomulikult, et Keskerakonna fraktsioon parlamendis tegi 50 ettepanekut sellele konkreetsele seaduseelnõule, kui see menetluses oli suures saalis ja ükski nendes ei olnud vastu võetud. Ükski.
kuigi tegelikult nagu need ettepanekud ei olnud lihtsalt kuskil lambist võetud, nagu, et need olid muuseas koostatud ka eksperdite poolt, nagu, kes üldse oma mitte mingit sidet Keskerakonna. Huvitav, kes selle haridusministeeriumi selle tegevuskava välja töötas, et see tuli kuskilt siis ainuisikselt Tõnis Lukase peast, et see oli tegelikult eksperti juures. Jaa, loomulikult, aga nagu tegevuskava jällegi paljud eksperdid ütlevad, nagu see ei ole realistlik ja kogu lugu. Et selles mõttes sa võid ju nagu jällegi paberi peale panna mida iganes, aga kuidas see jõuab reaalsusesse. Ma toon näite, et ministeerium otsustas, et kuna raha on ju nüüd piisavalt palju, et siis nagu kuulutab välja konkursi, et leida see koolitaja, kes siis hakkab nagu õpetajatele just seoses selle üleminekuga õpetama eesti keelt just nimelt selleks, et nad jõuaksid nagu C1 tasemel. See oli 15. lausa oli see konkurss kuulutatud. Ja, see konkurss luhtus, seal ei tulnud ükski pakkuja, see on järjekordne probleem, et meil tegelikult Eestis puuduvad õpetajad, kes saaksid õpetada õpetajatele eesti keelt. Ja tegelikult see on järgmine süsteemne mure, nagu, millega peaks riik kindlasti nagu tegelema. Et, see on muidugi huvitav, et konkurss luhtub, et ma lugesin päevalehte siin paar päeva tagasi, õhtulehte, vabandust, oli seoses Tallinna soovise Kalle Klandorfiga, et seal tuleb välja, et Tallinna soovise nõukogu kaalus ka konkurssi luhtunuks kuulutamist, sest nad ei leidnud sobivat kandidaati. Aga lõpuks siis ikkagi nagu üks inimene pandi nagu ametisse. Et aeg-ajalt konkursid nurjuvad. Üks inimene ja teenuste pakkuja nii-öelda. Ja tegelikult ma saan aru, miks see konkurss nagu luhtus, sellepärast nagu, et neid teenuse pakkujaid nagu neid ei olegi esiteks väga palju ja teiseks nad on kõik hõivatud, sellepärast et huvi eestikeelsele õppele vastu või siis eesti keele õppele vastu on hästi suur Eestis, mis on väga positiivne iseenesest. Aga tegelikult ma arvan nagu, et riik oleks pidanud selle teemaga tegelema veel nagu 20 või isegi rohkem aastat tagasi, siis kui nagu räägiti sellest, et tekitame tasuta kursused, tekitame tasuta nagu koolitused näiteks õpetajatele või üleüldse. Ja siis oli seda päriselt niimoodi ei saa teha, nagu siis tuli esimene pääsuke, nagu, mis seistes põhimõtteliselt selles, et ainult need, kes lähevad siis kodakondsuseksamit sooritama, siis neile pärast makstakse nagu raha tagasi, eelnevalt nad peavad seda raha kuskilt ikkagi leidma, investeerima ja esialgu oli isegi see, nagu, et kui nad edukalt nagu sooritavad nagu keeleeksamit nagu kodakondsuseksami raames, siis pärast hakati juba seda laiendama ja nüüd lõpuks ometi vist viimast 2 või 3 aastat me oleme olukorras, kus tõepoolest riik võimaldab tasuta eesti keelt õppida, mitte ainult kodakondsuse eksami jaoks, vaid üleüldse. Ja me näeme, kuidas need koolitused ja kursused, kui kuulutakse välja, nagu, et nüüd registreerige ennast, põhimõtteliselt nagu mitme tunniga on kõik läinud. Ja ma tahtsin tegelikult korraks kiita ka, et sama Jüri Ratase esimene valitsus on ju, et ma mäletan, et Isamaa poolt oli Viktoria Ladõnskaja-Kubits oli seal laua taga, sama Eesti keele maja projekt on ju, et need sama tasuta keelekursused täiskasvanutele. Et toona oli samamoodi oli, paljud ütlesid, ei see on võimatu, et me ei tohi on ju. Me otsustasime, panime nii-öelda õlad kokku, tegime ära ja seal me näeme, et tegelikult see nõudlus ja tahtmine eesti keelt õppida on väga suur. Ja see on pigem vastupidi, see ei ole negatiivne näide, vaid see on positiivne näide sellest, et kuidas võeti vastu poliitiline otsus midagi teha, pandi paika selged sihid, eesmärgid ja nüüd see on nagu toimiv projekt. Aga selle jäi nii hiljaks põhimõtteliselt, ma arvan, nagu oma 20-25 aastat. Ja see, et ma olen täna selle haridussüsteemiga hiljaks jäänud, mina olen 29 on ju, et ei saanud 5-aastasena nagu selles protsessis aidata kaasa mõelda, väga kahju. Oleks võinud. Aga ma ütlen, aga see, et me nüüd mingi asjani jõuame hiljem, ei tähenda seda, et me peaks seda tegema. Ei peaks. Selles mõttes ei tähenda seda, nagu, et me ei peaks seda tegema, aga seda teha tuleb siis ikkagi mõistlikult. Põhiprobleem minu meelest seisnebki selles, et on pandud väga konkreetsed tärminid ja väga konkreetsed daatumid, et selleks ajaks on see. Kui me läheneme pedagoogiliselt ja mitte poliitiliselt, siis nagu praegu see näeb välja nagu poliitiline lähenemine enne valimisi, et me teeme seda ära nagu. Tegelikult, kui läheneda pedagoogiliselt, siis oleks pidanud lähenema niimoodi, et alustame siis näiteks niimoodi sellel aastal ja siis vaatame aasta möödudes, 2 aasta möödudes, 3 aasta möödudes, kas see toimib või ei toimi, jooksvalt saame seda korrigeerida ja siis tasapisi nagu liigume edasi. Sest probleem ei ole ju selles, et venekeelsete koolide õpilased ei õpi eesti keelt. Probleem on selles, et seda eesti keelt näiteks algkoolis on hästi vähe olnud siiamaani. Et see on ka päris huvitav, kuidas siis riigi tasandil nagu tõuseb uuesti. Ei, no nüüd tõuseb, aga jällegi hiljaks jäime.
2 tundi nädalas eesti keelt esimeses, teises ja 3. klassis, nagu see on olnud reaalsus nagu väga pikalt ja sellega pole mitte midagi tehtud vahepeal. Ja põhimõtteliselt me praegu räägime sellest, et 4. klass, et 4. klassis hakatakse 100% eesti keeles õpetama. Lapsed, kes sinna jõuavad 3. klassist, nad võib-olla üldse ei oska eesti keelt või oskavad seda nagu väga sümboolsel tasemel, ütleme niimoodi, kuna neil on olnud nagu 2 tundi nädalas põhimõtteliselt eesti keelt 3 aasta jooksul. Et mingi tase on neil olemas, aga kindlasti see tase nagu on väga kaugel sellest, nagu, et õppida eesti keeles 100% 4. klassis. Nii et ma ka nagu absoluutselt ei saa aru, nagu, kuidas see tööle hakkab. Ja ma isest mõtlesin, ma minevikus ei hakka nagu sorama, aga nüüd nagu läheb, et pole tehtud, ei saa nii edasi. No võtame selle niimoodi, et mina mäletan, kui Tõnis Lukas oli veel kultuuriminister, haridusminister oli Mailis Reps. Nii, kuidas meil toimus siis Riigikogu fraktsioonis toimus arutelud, kus Lukas ütles, et võiks teha niimoodi ja tegis kokkuvõtted vestlusest Mailis Repsi, Mihhail Kõlvart ja teistega, kes ütles, et ei saa, ei tohi, ei ole piisavalt. Ja siis sama, miks need asjad on viibinud, ongi seetõttu, et sinu koduerakond pidurdas mingit otsuse tegemist. Ei, no kui need otsused ei olnud õiged, nagu siis õigesti tegi, nagu et pidurdas. Et suurendada ainetundide mahtu, panna selge ülemineku siht, tähtaeg paika, et me teaksime, kuhu suunas liigub. Sest kõige hullem asi, mis tegelikult juhtus on sama, et siin on paljud kogenud poliitikud ka rääkinud, on see sama, et kui 90-ndatel Eesti riik iseseisvuks, sama, kui see otsus olema, tegelikult pandi see ülemineku tähtaeg pandi siin 2000 alguses. Nii. Ja siis ühel hetkel võeti see tähtaegselt välja mõelda, et me oleme orgaaniliselt siis. Ja kuna seda lõpptärminit ei olnud, selleks, et midagi hinnata või mõõta, on sul vaja mõõdikut, millega, mida sa mõõdad. Ei, see peabki olema süsteemne lähenemine. See sama 2030, mis praegu on ju, see on sinna mitu aasta aega, see on nagu me näeme, kuhu suunas me liigume samamoodi, nagu meil kliimaeesmärkidega on sihtpaigas on ju. Ja me saame selle põhjal suuna võtta, tegutseda ja anda parima. Ja see ei ole ju niimoodi, et kõik koolid pannakse kinni, vaid sama, et selle samast eelnõusse sai kirja, et Vabariigi Valitsus võib anda erandi juhul, kui see on põhjendatud. Nii, me räägime nüüd samas piirkondades, näiteks võtame Ida-Virumaa, kus võib-olla ongi olukord, et see üleminek võib võtta kauem aega, aga see ei saa olla niimoodi nagu seesama Tallinnas selle ühe kooliga näitel on ju, et keeta mõlgu, Keelamet teeb trahvi, maksame ära on ju, vaid see peab olema põhjendatud, selgitatud ja see taotlus peab olema heaks kiidetud valitsuse poolt. Ma tuletan meelde, et siiamaani nagu on tegelikult vastav regulatsioon kehtinud ka näiteks gümnaasiumi tasandil ja ükski nendest taotlustest ei olnud rahuldatud vahepeal, mis tulid, et siis teha selline kuidas ma seda nimetan, erineva lähenemise, ütleme niimoodi. Et probleem ongi selles, et ma praegu ei näe seda soovi läheneda niimoodi orgaaniliselt ja süsteemselt, ma näen seda soovi lihtsalt panna konkreetsed terminid, konkreetsed keelud peale, väga konkreetsed nõuded, mis ma väga vabandan, ma veel kord ütlen nagu isiklik arvamus, aga need ei ole teostatavad, lihtsalt füüsiliselt ei ole teostatavad. Sa võid ju nagu seadus sisse panna mida iganes, aga kui see füüsiliselt ei ole võimalik nagu praktikas teha, siis sa ei saa sellega tegeleda. Aga oled sa nõus, et erand peaks olema erand, et erandid kasutatakse väga üksikutel erandlikel juhtudel, kui teistmoodi võimalik. Kui erand on kõigile, siis see ei ole mingi erand. Ei, olid erinevad lähenemised ja olid erinevad taotlused, ükski neist ei saanud. Ükski erandit ei tulnud ja see ongi probleem. Ja ma arvan, et kui seda teha tulevikus, see on täpselt samamoodi. Et lihtsalt seda erandit pandi sinna niisama, et oleks mingi illusioon, et tegelikult on võimalik midagi teistmoodi teha. Probleem on selles, et jällegi, sa ei vastanud sellele, kuidas siis 4. klassi õpilased, kes on 1., 2. ja 3. klassis õppinud enamasti vene keeles ja eesti keelt on neil olnud põhimõtteliselt 2 tundi nädalas, kuidas nad saavad hakkama sellega, et neil on järsku 100% õppeprotsessist eesti keeles. Sest 1. klass, seal võib veel kuidagigi, kuigi see on ka keeruline, aga seal võib kuidagigi aru saada sellest. Lasteaed samamoodi, seal on mingid argumendid, mis on pädevad. Aga kui me räägime 4. klassist, ma ei saa aru, kuidas järsku 4. klassis laps saab 100% ainetest siis õppida eesti keeles, kui ta siiamaani on kõike õppinud vene keeles ja tal oli 2 tundi eesti keelt nädalas. Aga räägin nüüd, et muuseas alati on võimalik eraldi ka keelekursusel käia. Mina tean näiteks, et Tallinna noored näiteks õpivad koolivälisel ajal, näiteks prantsuse keelt, inglise keelt, nii edasi. Aga siis selleks. Aga mille poolest see sama 4. klassi minek erineb selle poolest, et meil tuleb näiteks laps, kes läheb 1. klassi.
ta on noorem, tõsi, ta läheb see lihtsamalt. Aga samamoodi, et see samm tuleb ühel hetkel teha. Ja seetõttu on seesama nii-öelda üleminek algab alusharidusest kõigepealt. Ja kui me räägime ükskõik millise haridusvaldkonna eksperdiga, nemad näiteks kiidavad Eesti haridussüsteemi selle puhul, et Eesti koolide esimene klass on hämmastava tasandusvõimega, et kui me võtame selle pere sotsiaalmajandusliku tausta või siis sama keeleoskuse, siis esimese klassi lõpuks saavutavad need samad lapsed, kes tulevad siis keerulisematest tingimustest, suhteliselt hea taseme. Ja mina küll siin usun nagu Eesti koolidesse ja samas lastesse peredesse. Üks asi, millega me antud ikka vist seal tegevuskaasade sisse ei saanud, just nimelt selle nii-öelda kursuste nappuse tõttu, tegelikult on ju üks tõke on ka need nii-öelda vanemad ise, kes näiteks ei räägi eesti keelt, kui me võtame siin kas või Saksa gümnaasiumi, on ju, et seal on ka vanematel hirm, et ma ise ei räägi sõnaga saksa keelt, mu laps läheb nii-öelda gümnaasiumi, õpib ainult saksa keeles ja mida ma nüüd teen. Ja seal koolid ju tegelikult pakuvad vanematel ka nii-öelda keelekursse võimalusi. Ja tegelikult samamoodi riik saaks toetada perekonda ja vanemaid, ja see ongi nüüd lahendus, on ju. Hiljuti oli ETV-s oli Asadel nii-öelda vabatahtliku programmi näol, on ju, kus seda keeleõpet tehtigi nii-öelda läbi selle isikliku sõbra tugiteenuse, et peredelt need hirmud maha võtta. Ja kui kodu on sellel üleminekul ka toetav ja kõik erakonnad räägivad eesti venekeeles meeldis sama juttu, et see tuleb nüüd ära teha, siis me saavutame sellise ühiskondliku harmoonia konsensuse ja see ainult suurendab seda ülemineku tempot. Meil on erakondi, kes seda ei toeta, sellisel kujul kindlasti mitte. Ja ma tean ühte. Ei, loomulikult on ka teised, kes ütlevad, et sellisel kujul nagu see ei sobi, sellepärast, et on erakonnad, kes tahavad nagu eesti ja vene lapsed õpiksid koos, mitte eraldi, nagu sellepärast, et praegu nagu see segregatsioon nagu on aina süveneb. Selles mõttes, et kui me räägime sellest, et venekeelsed lapsed on olnud siis venekeelsetes koolides, nüüd need koolid nagu saavad eestikeelseteks ja siis nagu vene lapsed jäävad sinna, et põhimõtteliselt seda omavahelist suhtlust eesti ja vene laste vahel nagu seda ei tule niikuni. Et selles mõttes see on see probleem ja ma võin öelda nagu, et on vähemalt veel 2 erakonda, kes ütlevad nagu, et see absoluutselt ei sobi. Nii et mis erakonnad? Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid, et need mõlemad ütlevad, et nemad on ühtse kooli poolt ehk teisi sõnu nagu mitte niimoodi, et siis venelased kuskil seal õpivad eraldi, soovitavalt eesti keeles ja siis eestlased on eraldi ja need lapsed nagu tavaliselt nagu kokku üldse ei saagi. Tahaks öelda, et see on huvitav asi, et ühelt poolt on pseudoprobleem ja ühelt poolt on päris probleem. Et pseudoprobleem on ta selles kontekstis, et mitte keegi tegelikult Eesti riigis ei saa keelata lapse vanemat panna oma last ühte või teise kooli. Et see on alati selle sama perekonna otsus. Ja juba täna nii-öelda, kui me võtame need samad PISA-testi tulemused, mis näitavad, et venekeelset koolis on laste mahajäämus on nii-öelda 1 õppeaasta tinglikult. Et siis sellisel on palju vanemaid, kelle kodu ja perekondi, kelle kodukeel on vene keel, kes panevad juba täna oma lapse eestikeelsesse kooli. Nii, nüüd tuleb see, et seal on päris probleemi element olemas, et juhul, kui me võtame Tallinna mõne piirkonnad või võtame näiteks Ida-Virumaa, kus on näiteks eestikeelset laste osakaal on väike ja kui meil on näiteks liiga suure klassid, nagu 30 tükki Tallinnas on, ja järsku moodustab selle klassi õpilastest üle poole vene emakeelega lapsed, siis see klassi ja kooli keelekeskkond muutub, mis omamoodi mõjutab siis negatiivselt eestikeelsete laste haridust. Ja Tallinna haridusamet tegelikult täna jälgib ka seda, vähemalt omavahelist vestlust on mulle öeldud, et nad jälgivad natuke neid proportsioone, et nad ei lähe tasakaalust väljas. Ja seal ei ole ju midagi skandaalit, justkui nüüd, et järelikult kas Keskerakond toetab segregatsiooni haridussüsteemis. Ei, varsti juhtubki see tänu selle üleminekule, et ja see on tuleviku reaalsus. Et tegelikult kui venekeelsetes koolides napib õpetajaid ja see toimub juba praegu, aga tulevikus tänu sellele reformile ja nõuetele see tegelikult aina süveneb. Ja tulevikus süveneks nii ma selle reformite ka. Siis põhimõtteliselt toimub see, et koolid esiteks hakkavad vähem lapsi võtma, sellepärast et nad ei suuda nagu avada neid paralleele ja siis tänu ka sellele üleminekule vähemalt esialgu kindlasti kahaneb ka kvaliteet, hariduse kvaliteet, sellepärast et üks väga huvitav punkt selles ülemineku seaduses nii-öelda on siis see, et need õpetajad või siis nagu need inimesed, ma ütleks isegi niimoodi, need inimesed, nagu, kellel ei ole see ühte, ei saa töötada koolis vaatamata sellele, et neil on pedagoogiline haridus olemas, aga koolis saavad töötada ilma hariduseta inimesed, kellel on C1 olemas, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et suvaline inimene, kes ei ole õpetaja, sellepärast, et tal ei ole vastavat haridust, aga tal on C1 ilusti suus, et tema saab siis koolis töötada küll tähtajaliselt,
aga seda tähtaega nagu saab pikendada nii-öelda aga samas nagu inimene, kellel on pedagoogiline haridus olemas, aga tal ei ole C1, tema koolis isegi tähtajaliselt tööta enam ei saa. See on muidugi hämmastav demagoogia selles mõttes, et see ei ole mingi uus asi, et Tallinna haridusvaldkonnas abilinnapea teab kindlasti väga hästi, et kui me võtame Tallinna lasteaiad, näiteks alushariduse või koolid, siis seal on juba täna inimesi, kes töötavad käsunduslepinguga. Ja selle sama inimese tööle võtmine on kelle pädevus, ikka see sama kooli juhtkonna oma. Ja kooli juht alati ju hindab, kelle ta tööle võtab. Ma loodan, et Tallinna koolijuhid ei võta tööle inimesi, kes ei tea oma ainevaldkonnast mitte midagi. Vaatame nüüd reaalsusele otsa, et mina olen koolijuht. Mina ei saa enam selle seaduse pärast nagu hoida koolis inimesi, kes on head õpetajad ja pedagoogid, aga neil ei ole C1. Enne seda nagu mul oli see võimalus olemas. Nüüd mul seda võimalust ei ole. Järelikult need inimesed lahkuvad, mul tekivad augud, siis tulevad inimesed, kellel ei ole pedagoogilist haridust, aga on näiteks C1 olemas. Olukorras, kus mul ei ole mitte kuskilt võtta nagu inimest pedagoogilise haridusega, kellel oleks ka C1 olemas, nagu ma olen sunnitud võtma siis nagu tööle inimesi, kellel on C1 olemas, aga kellel ei ole pedagoogilist haridust. Milleni see viib? See viib nagu vältimatult selleni, et hariduse kvaliteet langeb. Mina muidugi pean ütlema, et jääme eri arvamusel siin, et kui tegemist on hea õpetaja ja hea pedagoogiga, siis väita, et ta ei suuda 2 aasta jooksul eesti keelt omandada. No see on väga halb hinnang sellele õpetajale, ma ütleks. Et mina usun küll, et väga paljud õpetajad sellega hakkama saavad. Mida teha nendega, kes ei saa? Neil tuleb vaadata üle oma karjäärivalik. Need tuleb lahkuda nagu koolidest, nagu, mis tegelikult tähendab seda, nagu, et praegu, kui me vaatame selle olukorrale silmitsi, nagu, siis me näeme, et see puudutab sadu, kui mitte tuhandeid õpetajaid, kes ei jõua füüsiliselt nagu C1-le. Nagu... Et siis on ikkagi ettepanek minna edasi nagu kakskeelse haridussüsteemiga, mis tegelikult näitab seda, et nendel samadel õpilastel, kes tegelikult koolis on kõige tähtsamad, sellepärast kooli loodud, et õpilased saaksid oma teadmisi, et lähme edasi selle süsteemiga, mis vähendab nende võimalusi edasi kõrghariduse omandamisel, vähendab nende võimalusi edaspidi tööturul, et teeme neile sellise suure karuteene ja siis ütleme, et nii on. Ei, mina arvan, et palju lihtsam on panustada sellesse samasse ligi 20 000 õpetajasse, kui 200 000 pluss last, kelle nii-öelda hariduslikku praaki me pärast nii-öelda likvideerima peame. Tegelikult lapsed, kes lõpetavad venekeelseid koole, nagu saavad väga ilusti nagu meie ülikoolidesse. Kui võtta näiteks Riigikontrolli uuringud, mis hindavad seda, et kui hariduse kättesaadavus, siis nemad toovad välja, et nii-öelda vene emakeelega lapsed on kõrghariduses alaesindatud, tööturul näitavad nad väiksemad sissetuleku taset ja kõike muud. Ja see on minu lemmikloogika, nagu, et kuidas me hakkame nagu seda lahendama. Räägitakse sellest, et siis venekeelsetes koolides vastavalt mingisugustele uuringutele siis on mahajäämine nagu kuskil 1 aasta võrreldes nagu eestikeelsete koolidega. Ja siis, mida me teeme selleks, nagu, et seda olukorda parandada, et me paneme samad lapsed, nagu, kes nii-öelda nagu ei saa selle olukorraga hakkama, õppima võõrkeeles. Ehk mitte emakeeles, nad ei saa isegi emakeeles nagu siis hakkama nagu, ja nüüd nad peavad nagu veel võõrkeeles õppima. Ja see tähendab põhimõtteliselt seda, et see olukord nende jaoks nagu muutub veelgi nagu keerulisemaks. Ja tänu sellele me kuidagi suudame nagu seda vahet katta. Nagu. Mina absoluutselt ei saa sellest aru. Ja tegelikult, kui vaadata nagu numbritele otsa, nagu, siis ei ole kõik nii traagiline. Et kui me vaatame, et aastast aastasse tegelikult see number, mis näitab, et kui palju lapsi lõpetab siis venekeelseid koole ja oskavad eesti keelt nagu vajalikul nagu tasemel, siis see number pidevalt kasvab. Küll aeglaselt, aga kasvab. Et see tähendab seda, et lihtsalt on vaja nagu vaadata, et kuhu on vaja võib-olla midagi lisada, kus on vaja midagi võib-olla korrigeerida selleks, et see kasvaks kiiremini, aga loomulikult. Meie selle asemel lihtsalt forseerime täiega, viime üle 100% siis haridussüsteemi nagu eesti keelele ja põhimõtteliselt ma olen selles enam-vähem kindel, nagu, et me tänu sellele kaotame mitu põlvkonda lapsi. Mul on väga hea meel selles, et Eesti lapsed ja Eesti lapsevanemad on aru saanud, et Eesti riigis on eesti keele oskus oluline ja ma loodan, et ühel hetkel saab sellest aru ka Keskerakond. Ma arvan, et keegi pole selle
sellega kunagi vaielnud ja kõik on alati öelnud, kaasa arvatud Keskerakonna esindajad, et loomulikult, kui sa elad Eestis, siis sa pead eesti keelt oskama. Minul on väga hea näide, ma pole ühtegi päeva oma elus eesti keeles õppinud. Ma olen lõpetanud vene kooli, olen käinud siis põhikoolis, mis oli vene kool, olen käinud gümnaasium, mis oli samamoodi vene kool ja kuidagi ma sain nagu eesti keele selgeks. Ja ma arvan, et seda on võimalik saada ka õppides nagu natuke teises. Selles võikski olla eestikeelsele haridusele ülemineku suurim eeskõneleja ja toetaja. Miks ma võin olla näide, kuidas on võimalik õppides vene keeles tegelikult nagu osata eesti keelt. Väga hea näide. Lihtsalt inimesed ja lapsed loomulikult ka on väga erinevad. Me kõik saame aru, et ei ole võimalik kõikidele nagu läheneda ühtemoodi. Mis tähendab seda, et põhimõtteliselt igas klassis, ma arvan, on kuskil 10-15% lapsi, kelle jaoks on absoluutselt ükskõik, mis keeles õppida. Nad on lihtsalt nii andekad, et põhimõtteliselt nad võivad õppida ka hiina keeles väikse aja pärast. Nad lihtsalt on sellised. Siis ma arvan, on kuskil 10-15%, kellel tekivad raskused õppimisega sõltumata sellest, mis keeles nad õppivad. Ja siis on kuskil 70-75% umbes lapsi, kes on kuskil seal keskel. Mõned neist saavad sellega hakkama, mõned neist ei saa sellega hakkama. Ja kahjuks me läheneme praegu kõiki absoluutselt samamoodi, aga lapsed on individuaalsed, et üks saab sellega hakkama, teine ei saa sellega hakkama. Ja muuseas on väga hea mõte ja seetõttu näiteks klassiruumide klassikomplektide suurus on väga oluline. Seetõttu oligi, et vist oli eelmine aasta, kui oli seesama esitasime arupärimise, mis tuleb välja, et näiteks, et Tallinna Linnamäe Vene Lütseumis on klassis on 35 õpilast ja või oli 32, kui ma liiga teen. Ja seda mitte niimoodi, et ühe erandina, vaid reaalselt 8 aasta käiku ja igas klassis on nii palju õpilasi. Ja siis, kui aastad varem on juurde tähelepanu sellele, et äkki haridusvaldkonnas on mingid investeeringud tegemata jäänud, kas siis olgu klassikomplektisse, uute koolide rajamisse Põhja-Tallinnas näiteks teeme seda probleemi, siis linn ütleb, aga ühel hetkel laste arvi väheneb. Et ootame selle ära ja siis pole hullu. Siin on 2 probleemi ja väga kahetsusväärne, et sa teisest asjast jällegi ei räägi, kuigi ma juba ütlesin, see on eksistentsiaalne probleem. Sa võid ehitada maju, sa võid investeerida betooni, aga kui sa viid sinna lapsed, jah, tänu sellele on klassid siis 24 last, peabki olema, kes seal õpetab. See ongi see probleem, ei ole õpetajaid. Vaata, see ongi see hea näide, et kuidas me rääkisime, et mis asi on erand. Tallinna puhul täpselt see näide, et erand on reegel, sest on igas koolis, igas klassikomplektis ja nii edasi. Ja siin ühelt poolt võib on sama jällegi palga juurde jõudma tagasi, ja tegelikult peab tunnistama, et konkurentsil on palk, mingid inimesed hoiab seal. Teine on sama karjäärimuude paindlikkus. Meil on riigi poolt pikaaegne tegemata töö, mida me nüüd üritame lahendada, aga teistpidi peab siin ka Tallinna linn ise vaatama peeglisse, et mõned kohad oleks saanud võib-olla teistmoodi. Ja Keskerakond ei ole ammu enam see erakond, kes oli 2000 alguses, kus ta oli igaveseks opositsiooni pangendatud, vaid Keskerakond on kandnud siin valitsusvastusest vaeva mitu aastat peamise erakonnana, haridusministri portfelli ja me kõik erakonnad peavad siin peeglis vaatama ja mitte lihtsalt ütlema, et Tallinna linnas, et riik on süüdi. Ja nüüd tuleb lahendused leida. Lahendused me leiame ja vahepeal me oleme nendesse lahendusega investeerinud ja päris korralikult. Samas ma pean ütlema, et siis kui näiteks Mailis Reps oli haridusminister, siis oli väga hea programm käivitatud, professionaalne eestikeelne õpetaja venekeelsetes lasteaiarühmades. Ja tegelikult see töötas väga hästi. Väga paljudes lasteaedades olidki põhimõtteliselt kõrvuti 2 õpetajat. Üks siis rääkis lastega vene keeles, teine rääkis eesti keeles ja see töötas väga hästi. Kahjuks vahepeal siin sai ministriks Reformierakonna esindaja Liina Kersna, kes lihtsalt lõpetas selle tegevuse ära. Mina küll väga ei saa aru, miks seda tehti, aga ju oli see idee, et niikuinii toimub eestikeelne üleminek, siis seda enam ei pea üldse olema. Siit tegelikult kerkib järgmine probleem, mida mina julgeks kutsuda samamoodi eksistentsiaalseks, et kui lapsed lähevad lasteaeda, absoluutselt kõik on seal eesti keeles, siis tekib küsimus, kuidas nad suudavad siis säilitada oma rahvusidentiteeti. Sellepärast, et see on paljude jaoks see on põhimõtteliselt A ja O. Kuidas nad suudavad siis, ütleme niimoodi, oma emakeelt säilitada, kui nad juba lasteaia tasandist siis saavad absoluutselt kõike lasteaias eesti keeles ja kuidas nad siis saavad tuttavaks oma kultuuriga.
et see probleem, mille ma ei näinud lahendust, selles seaduses, pluss kui räägiti kooli tasandist, mis on juba järgmine etapp, siis põhimõtteliselt öeldi, et jah, et koolid võivad siis kui 10 vanemat näiteks nagu allkirjastavad mingisuguse taotluse, et neil on vaja seda nagu, et nende laps näiteks õpiks vene keelt ja vene kultuuri, et siis kool peab siis leidma õpetajaid, tegelema sellega, et jällegi, see on kooli pidev probleem, mitte riigi probleem. Ja siis on see, et tund nädalas võib olla nagu nii-öelda õppeprogrammi väliselt, ehk nagu põhimõtteliselt sul on tund nädalas, et õppida siis ema keelt ja oma kultuuri. Aga seda nii-öelda vene keele kultuuri, seda inimese enda kultuuri tausta, seda ju keegi ignoreerib, need samad lisatunnid on. Ja kusjuures, kui see nii-öelda 10 õpilase kvoorum on nagu liiga ebaõiglane, siis mina näiteks mäletan, et mina õppisin Lilleküla gümnaasiumis ja ma ei saanud õppida valikainena filosoofiat, sest neid inimesi, kes seda soovisid, oli ainult 7 tükki. Aga mina ei süüdista praegu Tallinna linna selles, et minu õigus saada targemaks filosoofia vallas mult ära võeti. Tuleb neid lahendused ja kui me võtame sama näiteks Linnamäe Vene-Ütsmi 30+ valdavalt vene perekonnast pärit õpilast ja väide on, et nemad ei soovi täiendavalt Ei, ma ei ütlegi seda. Probleem siin ei ole sellest, nagu, et saada 10 allkirja kokku, nagu see on kõige väiksem mure. Mul üks jaudis korraks veel, et Tallinnas on uued riigigümnaasiumid tulema. Ja kui me vaatame ükskõik millist Eesti piirkonda, siis need samad riigigümnaasiumid väitavad, et nende võimekus pakkuda erinevad valikkursusid, valikained ja kõike muud on palju suurem, kui on nendel siis nii-öelda kohaliku omavalitsuse koolidel. Oleks hea nagu, kahjuks ma olen hiljuti rääkinud ühe selle gümnaasiumi direktoriga. Väga tubli inimene, väga aktiivne, väga optimistlik, aga isegi tema optimism kuidagi kustub, nagu ma küsisin tema käest, nagu, et kuidas teil on 1. septembrist põhimõtteliselt nagu peavad uksed lahti minema, et siis ta ütles jah, et praegu kahjuks nagu ma ei saa aru, nagu, et kust ma kõiki neid õpetajaid saan. Nagu ma loomulikult olen optimistlik, nagu, aga mul praegu nagu on puudu veel nagu põhimõtteliselt pool koosseis. Ühe ajaloolise meenutuse teen, et pakun, et äkki oli, kas oli aasta 2012 või 13 kuskil seal kandis. Oli niimoodi, et näiteks kui mina käisin lasteaiaskonnaga 90-ndatel, siis käitis nõu, et alushariduse õpetajal, et rühma kohta peab olema 2 pedagoogilise haridusega inimest. Nii. Ja seesama 2012 näide oli see, et kus see nõue vähendati 1 peale. Miks? Sellepärast, et avaldustati, et pole piisavalt õpetajaid. Nii, ja siis kuulutati suurt maailma lõppu ja hukku, et lastekord, minul käivad 2 last käivad Tallinnas lasteaias. Ma ei näe, et see on väga õnnelikult. Ja on väga õnnelikult ja mina olen nende õpetajate üle väga õnnelik, sellepärast, et ma tean nii üliõpilasi, kes seda teevad, tean inimesi, kes lihtsalt on leidnud enda jaoks mingi uue kutsumuse ja teevad isegi mitut tööd võib-olla korraga. Et ei saabunud katastroofi. Et lõpuks on ikkagi sama nii-öelda asutuse juht, on see, kes otsustab personalipoliitika üle, linna personalipoliitika otsustab asutuste juhtide üle ja nii kaua kui linna ja õiget personalipoliitikat, siis arvatavasti ajavad ka need asutuse juhid õiget personalipoliitikat. Jah, õiget personalipoliitikat saab pidada siis, nagu, kui sul on valik olemas, nagu, kui sul on selle asemel nagu puudujääk, nagu, et siis on hästi keeruline seda poliitikat kehtestada. See on ka huvitav, Tallinn pole haridusvõrk üldse nagu ümber vaadanud ega korrastanud. Isegi teades, et 4 uut riigigümnaasiumit, 3 uut riigigümnaasiumit tuleb, et enne tal pole ühtegi sammu tehtud. Ei, aga see oligi Tallinna valmidus selleks, nagu, et nad tuleksid, sellepärast, et esialgu ministeerium pöördus meie poole, kuna see ei ole tüüpiline, nagu, et siis suurtes linnades nagu sellist riigigümnaasiumid tulevad nii-öelda tol ajal, et siis küsiti, nagu, kas me oleme valmis ja oleme nõus sellega, nagu, et tuleb nagu 3 riigigümnaasiumid ja me olime nõus. Miks me olime nõus? Sellepärast, et me tahamegi kogu aeg nagu rikastada oma haridusmaastikku. Et meil oleksid erinevad võimalused meie kooli lastel. Ja ma arvan, et kuigi nagu päris paljud nagu ütlesid meile, nagu, et kuulge, no lõpetage ära, nagu see pakub konkurentsi nagu meie gümnaasiumitele ja nii edasi, siis esiteks konkurents on isegi hea teatud mõttes, nagu, sest nagu see paneb inimesed liikuma. Esiteks ja teiseks me oleme praegu olukorras, kus tegelikult gümnasistide arv on meil meeletult kasvamas, mis tähendab seda omakorda, et me ei pea ühtegi gümnaasiumit nagu sulgema või siis põhikooliks muutma, vaid vastupidi, meil on väga hea meel, nii-öelda, et tulevad riigigümnaasiumid, kes põhimõtteliselt nagu aitavad nagu seda ära lahendada, et sellepärast, et see on tegelikult päris suur väljakutse, nii palju gümnasiste meil praegu on. Aga jällegi, et
ma arvan, et probleem kaadritega on kõige suurem. Teine probleem jällegi, millest ma rääkisin, on see, et see kõik käib liiga kiiresti ja kolmas probleem on see, et see rahvusidentiteeti säilitamine, mina ei näe, kuidas see seadus nagu tegelikult sellega tegeleks. Mina näen palju suuremat ohtu selles, et meil on Eesti ühiskonnas läheb 30 aastat edasi see, et meil on 2 elanikkonna-gruppi, kes on täiesti erinevas inforuumis. Et see on palju suurem. Mina ei näe, ta on erinevas inforuumis ja inimene võib ju nagu tegelikult tarbida nagu seda infot, nagu, mis ta tahab ja kus. Jaa, aga keeleoskus on selle juures väga oluline asi. Et ilma keelt valdamata on väga raske. Kui me vaatame jällegi nagu erinevatele uuringutele, nende tulemustele, nagu siis me näeme, et Eesti elanike eesti keele oskus kogu aeg paraneb. Ja siin ei ole lihtsalt võimalik seda 1 või 2 päevaga ära teha, nagu et nüüd kõik järsku oskavad. 2030 mitte ei ole homme. Ja kahjuks nagu see on ka nagu liiga kiiresti, sellepärast, et hariduses need protsessid ikka võtavad palju rohkem aega, sa ei saa niimoodi seda ära teha. Nii, et oleme väga pikalt rääkinud ja nüüd arvan, et võiks kokku võtta, aga üks selline väljaspoolt seda teemat küsimus, et üks soovitus noortele kõigepealt. Mina soovitaks kõigile õppida võimalikult palju erinevaid keeli, sellepärast, et nagu elu näitab, see kindlasti aitab tulevikus. Kas sa otsustad jääda Eestisse, kas sa otsustad minna näiteks õppima kuskile mujale pärast kooli lõpetamist, võib-olla otsustad pärast, nagu, et sa jäädki kuskile elama. Alati aitab, kui sul on keeleoskus, kui erinevad keeled on suus ja ma arvan, et see ongi väikse riigi jaoks, nagu milleks on Eesti, on väga suur trump ja suur võimalus, kuidas siis läbi lüüa. Ja haridus on kõige olulisem, et keeleõppe olulist oleme rääkinud juba mitukümmend minutit, aga sama enese täiendamine, elukestev õppe ja ma ei tea, kas ilmub enne valimisega, igatahes minge valima. Jah, ikka. Aga tänud, et tulite ja kohtume järgmises saates.